No nii, terekast, et ma pole ammu uut videot teinud. Nüüd mul tuli siuke mõte, et mingi aeg tagasi panin, no kus ta nüüd on. Panin uue postituse, tegin, et on uus landiprojekt, ühesõnaga. Teen uut lanti juba ja seda projekti ma nüüd otsingi, kus ma panin ta. Et leidsin üles, et hakkasin sellist lanti tegema, millel on siis nüüd saba ka, mis muidu käib natuke paksem, aga ta läks natuke viltu mul lihvis natuke valesti ja teen seda hiljem edasi, et tegelen nüüd uutega vahepeal, kuna sellist pole varem teinud. Et alustuseks tuleb võtta lihtsalt mingi puulott, on ju. See on siuke mingi, no, tavaline landi tegemiseks mingi paksus. Siis siia peale ma juba tegin joonised ära. Tegin siukese teise landiga, mille ma nüüd tegin pooleks, et veel lihtsam oleks teha täpsem, et ma saan täpselt ta siia peale panna. Ja siis markeriga joone ümber teha. Ja lõpus selle voolimise ma teen sellise noaga. Ja siis, mis ma vahepeal postitasin ka, et ma sain endale uue korralikuma Rootsi jahi- ja kalastusnoa, mis oli midagi üle 5 euro natuke. Mingi asi. Roostvabast terasest. Suht terav. Seda vist ei lähe praegu vaja. Nii, aga hopsti. Hakkame siis tööle. Kuna mul on joonised juba ette tehtud, siis 4 tükki tuleb siit ja see tuleb nüüd siia vahele. Aha, siia läheb 2 papitükki ka, et seda puidule mingit jälgi sisse ei teeks, sest neid ei viitsi välja lihvida pärast. Ja kummane poole see nüüd käib. Aha. Ja pappkast on all lihtsalt, et liiga palju ei peaks pärast koristama. Nii. Aga saen need landid siit välja ja siis vaat. No nii, nüüd mingi aeg hiljem need asjad said lahti lõigatud üksteise küljest. Siin on nüüd siukest, mis on veel välja lõikamata. Siin on ka vaja veel natuke lõigata. Aga vaat siin on nüüd puust juba välja lõigatud ja tuleb hakata edasi tegema noaga. Et siin on nüüd mingi ports lante. Need ma panen siia kotti, kus on mul nüüd veel mingid landid, mis on mingil määral pooleli. Osadele on vaja lakk ja raskus sisse panna. Noh, lakk läheb peale mitte sisse. Ja siis on valmis. Nii, need ma panen hetkel ära. Selle panen ka ära. No nii, ja nüüd tuleb hakata siis noaga voolima. Et jah. Vaatab siit mingid asjad, osad saagimisjäljed ära. Ääred nüriks, oist ei näe midagi. Oih, noh, see ei sega õnneks, aga noh, jah. Tööõnnetusi ikka juhtub.
Ja siis, et tal oleks saba ja nina oleksid kitsamad, siis liiga kaugelt tuleb lihtsalt siit pealt tõmmata. Saab õhemaks, aga vaatab pärast edasi. Siis niimoodi on lihtsam teha. Kui see juba välja on voolitud kuju, siis vaatab edasi. Nonii, nüüd jälle mingi aeg hiljem on siis landi keha valmis. Aga kui nüüd aus olla, siis iga kord, kui ma hakkan lanti tegema, ma võtan selle puutüki, ma näen seal sees seda lanti, onju, selle lataka sees, tean, kuidas see siit välja võiks tulla. Tean, et enamasti tuleb ka, aga kui sihuke osa on juba valmis või noh, sellest edasi veel, kui see umbes taoline asi on valmis, siis ma mõtlen küll, et mis moel sellest lant peaks tulema, et esiteks ta ei näe ise nüüd, kui siitpoolt vaadata. Ta ei näe üldse landi moodi eriti väljagi. Aga nüüd, kui noaga ära töötlen, siis voila. Vot siis on lant juba. Nüüd ongi põhimõtteliselt ainult ära vaja lihvida ja siis ongi need konksuvärgid, mis asjad, aasad, konksud, raskused, lakid, värvid peale külge kinni ja tehtud. Et nüüd ma hakkan lihvima ja siis vaatab. Nii et nüüd esimese asjana ma võtan kohe siukese, mis ta on, 80, ma ei tea, kas see kehtib kõigi puhul. Et osadel liivapaberitel võib-olla sama jämedad, aga mingi teine number või, ma ei tea, kuidas nende numbritega on. Aga siuke ketas lihvija selle liivapaberiga jämedamaga tõmban üle ja siis läheb peenemaks juba. Aga jah, jällegi. Et vaata pärast lihvimist edasi. Nonii, nüüd jälle mingi aeg hiljem. Ta ei ole küll täiesti lõpuni veel lihvitud, kui te nüüd siit näete, siis lant on natuke ebaühtlase selle taguotsaga, on ju, sabaga. Ja nina ka kindlasti, jah, mingil määral. Suht vähe. Et ma nüüd väga enam edasi ei viitsi lihvida. Tahaks selle valmis saada, siis ma teengi ta lihtsalt kiiresti, et noh, need on nii-öelda prototüübid, et kunagi hakkan ma tegema ikka korralikumalt neid asju. Praegu on siis sellised, et teen selle nüüd valmis, puurin talle sisse augu ära, valan tina ära, siis ma enne panen need kruvid siia. Sellised mingid kruvikesed. Et lähevad siis lihtsalt landi sisse. Nii. Nüüd ma võtan ta korra kaamerast ära. Suht lihtsalt, et siia nad lähevad nii tihkelt, et ma ei pane liimi ka. Nii läheb otsa, jah. Ainus probleem on see, et kui puu lõhki läheb, aga siiamaani pole läinud, nii et ma eeldan, et ta ei lähe ka, aga iial ei või teada. Nii, noh. Et nüüd siia kõhu alla ma seda ei pane väiksematel lantidel, et see jääb segama, aga ma panen ette ja taha. Et taha läheb siis konks, et ta läheb siis eest läheb ta nööri külge. Ahah, siia tahtis viltu minna nüüd. Nii. Nüüd läks natuke pahasti, aga selle saab korda. Ahah. Nojah. Nii, ma loodan, et kõik on nüüd korras. Ja enam-vähem.
et okei, ikka läheb natuke viltu, aga natuke. Ei no see läheb juba palju, ei midagi on nüüd pekkis. No nii, see on kord, et ta siia taha nüüd läks natuke halvasti, aga noh, see väga palju õnneks ei sega isegi. Et nojah, las ta siis läks ära, ei hakka ka kohe viskama. Et nüüd tuleb siis see auk sisse puurida. See ma kohe tulen tagasi. No nii, et nüüd lant läheb siia, mis ta on, pitch kruvi vahele kinni. Nii, aga nüüd siin on mul vaja suht täpselt teha seda. Ehk siis ma seda kaamera juurde, ma panen kaamera. No nii, ja auk sai nüüd sisse puuritud ja nüüd seda tina valamise osa ma ka ei näita, et see on natuke tülikas ja natuke ohtlik, et see lant võib tegelikult selle käigus pekki minna, aga eeldan, et ei lähe. Nüüd võib-olla tuli sügavam auk, siis kui läheb ka rohkem tina, siis ma eeldan ikkagist tuleb ujuv, aga võib-olla tuleb ka uppuv lant, sellest suht vahet ei ole. Nii et no nii, ja nüüd jälle, no nüüd juba pikemat aega hiljem valasin siia tina sisse ära, sellega läks nüüd nii nagu läks. Aga noh, landil läks päris palju tina endale peale tegelikult, aga põlemisjälgi praktiliselt näha ei ole, ainult siin natuke. Tina oli mingi siin ulatuses. Siis algul tuli liiga raske, et muidu püsis veepinnal küll, aga nii vähe, et oleks trossi ja kas või konksu külge pandi ja need lakid värvid, siis oleks juba põhjas olnud. Aga nüüd on siuke asi, et võtsin tina vähemaks ja nüüd ta peaks olema, noh, see ka vahet pole, et nüüd ma saan alles homme seda edasi teha, sest ta on praegu, katsetasin teda vees, et kuidas ta püsib ja nüüd on ta märg, et ta peab ära kuivama, enne ei saa midagi teha, et siis näeb homme, vaatab homme. No nii, et nüüd järgmine päev, lant on ära kuivanud. Siin sees on nüüd siuke õõndus ja nüüd tuleb ta korra üle lihvida ja no siin on üks lant veel, mida olen teinud. Selle värvisin selliseks lihtsalt, katsetasin, et mis värvid on. Siin ma panin algul tinakuulid sisse. See oli enne seda, kui ma üldse sisse valama hakkasin seda. Et aga nüüd ma võtan siit selle välja ja siia ka valan ja siis siia alla läheb lakk, aga siis ma saan alles ma saan alles homme või ülehomme need landid täielikult valmis. Aga noh, eeldatavasti selle, mis hakkasin eile tegema, selle saan valmis homme juba. Kui mitte täna, sest see lakk kuivab 6 tunniga. Aga mingit taolist vildikad on mul, et ma värvin nüüd selle kollase vildikaga teen. Et öö otsa ta nüüd kuivas siin ja päeval ka nüüd, mis see kell on täna? Kellak ütleb hetkel 14.22. Et ma tahan kohe värvima hakata, ei. Enne tuli liivapaberiga ära teha uuesti. Natukene üle. Sest tal mingid, vaatasin, et natuke liiga kare oli. Too alumiiniumist neid võtab ka ikka. Neid rõngaid, mis need on. Nii, siin oli mingi asi. No pealt natuke veel. Vahepeal võite mingi sääli siin kuulda, et ma endal toas teen, siis ma ei saa öelda teistele, et nüüd olge vait ja kõik. Aga noh, nüüd lihtsalt siit värvin selle ära ja see jääb päris ilus ja siis lakiga üle, nii et puit jääb alt näha tegelikult. Aga ta jääb siuke suht ilus. Oih. Et no ma värvin ära, siis vaatab edasi. No nii, nüüd mingid hetked läksid mööda ja nüüd on värvitud. Ja no tagant jäi nii nagu jäi ikkagist, eest on ta korras. Raskus on ilusti sees ja põhimõtteliselt ongi lant valmis. Lihtsalt nüüd tulebki lakiga üle tõmmata ja siis on kõik. Võtan mingid valged jutid siin veel on, nüüd värvin üle. Lasen värvil ka natuke kuivata, mingi 5 minta või niimoodi. Siis läheb
pärvib korra üle, siis uuesti 5 minta ja siis läheb lakiga. Ja siis 6 tundi hiljem on ta puute kuiv ja noh, jah, vaatab edasi. No nii, et nüüd ma siis lõpetan selle landi ära, et nad on... siin on nüüd ma hetkel võtsin vale landi. Et nüüd lantidel on need tinaaugud siit ka kõik kinni pandud, topitud. Jah, siin ta jääb küll selline, et seda kohta jääb näha. Noh, sellel kõigil jääb. Aga siin oli... sellega ei olnudki vaja midagi teha, see lant ongi valmis nüüd. Jah, see läks mul meelest ära üks asi ja no ma tegin natuke halvasti, aga seda saab veel muuta. See lant peaks nüüd täielikult valmis olema. Las läheb siia. See oli siis mul hetkene projekt sellel videol ja see tuleb nüüd lihtsalt lakid katta. Üks teine lant oli veel, mida ma tegin selle käigus, et või noh, see lant on ammu tehtud, aga ma ei tea, mitu kuud tagasi, ikka väga mitu. Aga nüüd täitsin siit ära, panin raskus sisse ja nii edasi, värvisin ära. See jäi siis siuke kuldne või kollane või mis ta on. Ja lakiks on mul siuke asi. Mingi. Mis iganes ta on. No nii, et nüüd vahepeal oli väike paus, et võib-olla video ei lähe korrektselt kokku. Mingi aeg hiljem, vahepeal panin lihtsalt video kinni ja mingi aeg hiljem filmin nüüd jälle edasi. Et nüüd lihtsalt see tuleb lakiga üle katta 1 või 2 korda, vaatan kuidas meeldib ja siis ongi kõik. Kuivab ära ja lant on valmis. Niimoodi ei saa vist seda hästi võtta, see läheb, jah. No mõtlen, millega me ta lahti teeme. Et nii, et nüüd selle ma sain lahti siit mingite näpitsatega ja ma ei tea, ta tundub siuke punane, aga tegelikult ei ole. Ja see on nüüd läikiv. Nüüd ma võtan siis selle landi, onju. Siis, et ma näppe kokku ei teeks, ma tõmban siia raadi külge, tänu sellele see kuivab ka, niimoodi läheb kuivama, onju. Oodake nüüd korraks. Resti külge panete kuivama. See tuli enne läbi ka segada. Ühesõnaga, kohe saate teada ka, milline see... see ei olnud konksumeks. Milline see lakk hakkab välja nägema. Nii. Siis siuhkese asja külge lähevad need landid kuivama mingi. Mis iganes ta on. Et ei näinud nüüd hästi, aga noh, väga vahet ära. Et lakitud näeb välja siis selline, et siin on nüüd noh, lakkimata onju ja lakitud. Et siuke, jah, läikiv on ta küll, läikiv. Siukest võtaks ka juba kala. Siis siia läheb natuke asju. Nii, see tuli korralikult läbi segada enne, jah. Oi, kaamerast vaatan, ta tundub nii roosa. Mis see asi pidi olema ka nii, et kui see saeb mingi, sul kuskil on mingi tolmu, on ju, see tolm saab sellega kokku, siis see on ise süttimisohtlik mingi asi, et see lakitavad pinnad tuleb ka enne korralikult ära puhastada. Aga see läks isegi sellele fooliumikihile jäi peale isegi see lakk mingil määral. Nii. Nüüd. Olemas. Ja nüüd ei midagi muud kui lant läheb sisse lihtsalt. Ja nii lihtne ongi enne. Teid lähemale ei saa kahjuks panna. Nüüd, kes teavad siukest inimest nagu Erjo Paris, et Cashing Trout, kui ma nüüd õigesti hääldasin, YouTube'i kanal, et kes siis püüab jõeforelli. Et temaga ma lähen nüüd järgmine nädalavahetus, kui õnneks läheb, lähen temaga
koos kalale. Et see tuleb välja, et ta tunneb mind, mul polnud õrna aimugi. Jälgib mu kanalit mingil määral ja tal peaks ka varsti uus video tulema. Vist. Aga noh, nii, see on nüüd tehtud. Selle paneb kuivama. Nii, üks lant kuivab. Teise landil on juba olemas. Ja teine lant on siis nüüd sihuka hoopis. No siit alt läks natuke nihu ja asju, aga töötama peaks ikka. Oi, kui halvasti ära mahub. Õnneks ma teen seda. Ja seda lanti ma hakkan kindlasti 2 korda, sest see ei mahu siia sissegi hästi. Nii. Nojah, siin on mul veel kotitäis lante, millest osad on alles väga toorikud. Aga üle poolte on välja lõigatud juba, et valmis hoolitud, et lihtsalt raskused, värvid ja lakid ja asjad ja need muud jutud. Juurde, et see kott, ma arvan, saab enne neid toorikuid täis, kui landid valmis saavad, aga noh. Ja see ka kuivame nüüd. Nii. Ja siis nüüd on valmis mul 3 lanti. Tegelikult tõmban sellele junnile ka, kuigi ma eeldan, et sellest pole väga mõtet. Esiteks see lak ei pruugi siia peale jääda. Aga ma lihtsalt tõmban siia lakikihi, et niisama igaks juhuks. Jah, siin läheb koos konksuga nüüd aga väga vahetama. Nii. Jah. Nii need asjad siis jäävad. Mingi aeg hakkan hoopis aerosoolidega neid lante tegema. Mul on olemas mingi 3 värvi, sinine, punane ja roheline. Et nendega saab ka teha ja siis vaatab. Nii, aga siis ongi hoopis 3 lanti ikkagist täna. Läkski nii nagu algul plaanitud oli. Okei. Aga siis, jess, see video sai valmis. Ja no näeme järgmises videos. Kindlasti enne Erjo tulekut ma käin ise kalale vahepeal, aga eks siis vaatab. Jah, näeme järgmises. Subscribe, like, comment ja kõik muud jutud. Olge lõbusad.